Hei, tere tulemast tagasi. Kuna me ei ole siin kanalil ammu enam näohooldusest rääkinud ja see on minu väga südamelähedane teema, siis ma mõtlesin, et ma jagaksin teiega täna ühes videos nii minu hommiku näohooldusrutiini kui õhtu näohooldusrutiini. Let's get right into it. Kõik, mida ma jagan teiega, on minu arvamus, minu lemmiktooted ja selles mõttes kindlasti, kui sul on mingi suurem probleem näonahaga või üldse aknega, millega iganes, siis pigem pöördu professionaali poole, sest et mina ei saa teile öelda, mis on õige, mis on vale. Aga kui me oleme sellest nüüd rääkinud, siis lähme kohe esimese sammu juurde, milleks on näopuhastuskeel. Kui ebaviisakas minust, aga ma segan korra teile siia videosse vahele. Nimelt, see video on filmitud hetkel, mil mul oli väga tugev allergiline reaktsioon nahal, mida te ka näete siin videos. Ja see ei ole akne, see oli toidutalumatus ja ma tean ise väga hästi, mis ma valesti tegin. Aga nüüd, kui ma olen ilusti 3 nädalat toitunud tervislikult ja jälginud täpselt seda sama näohooldusrutiini, mida ma täna jagan teiega, siis ma olen saanud enda naha jälle korda, nagu te näete. Nii et ma tahtsin lihtsalt teha teile väikese meeldetuletuse, et ka minu nahk ei ole 24/7 ilus, klaar, särav. Me oleme kõik inimesed ja nii paljud asjad mõjutavad näonaha seisukorda. Nii et see on teile lihtsalt siuke väike reality check. Yes, lähme videoga edasi. Mul on tunne, et see video saab olema ka natuke selline first impressions, sest et kuna ma olen Hispaanias, siis Hispaanias on Sephora ja ma olen saanud täiendada enda näohooldustoodete kogu ja ma olen ostnud päris mitu asja, mida ma olen tahtnud juba pikalt proovida. Ja üheks on siis Youth of the People Kale Green Tea Spinach Vitamin Superfood Cleanser, mis on siis näopuhastuskeel. Seda on nii palju haivitud kõigi skincare youtuberite poolt, nii et ma olen alati tahtnud seda proovida ja see on minu esimene samm, ehk siis ma teen enda näomärjaks ja kannan peale näopuhastuskeeli. Mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma olen aru saanud, et minu nahk vajab kõvasti niisutust. Mul on alati olnud selline kombineeritud nahk, pigem rasuse poole tõmbab nahk ja ma sain alles mõni aasta tagasi teada, et see on tegelikult sellepärast, et mu nahk on kuiv ja ta toodab õli, et kompenseerida seda kuivust. Nii et pärast seda, kui see avastus mul tekkis, siis ma sain aru, et okei, ma pean täielikult oma skincare'i muutma ja ma eelistan pigem tooteid, mis on niisutavad ja tundlikule nahale, sest et mul on pigem tundlikum nahk ja ma ei saa tegelikult väga tihti katsetada uute asjadega, nii et see, et ma praegu katsetan, on võib-olla kas siis väga karuteene mulle või ma avastan mõned oma uued lemmikud. Kuna ma tean, et Youth of the People on pigem kallimapoolsem bränd ja ma ütlen teile ausalt, ma üldjuhul ei kasuta selliseid asju igapäevaselt, sest et ma lihtsalt ei telli endale selliseid asju üldjuhul, siis minu lemmik näopuhastuskeelid on siis tegelikult CeraVe näopuhastuskeelid, ma panen teile siia ka need täpsemalt minu 2 lemmikut. Üks on siis see hydrating, niisutav näopuhastuskeel ja teine on siis spetsiaalselt õlisele nahale. Seda õlisele nahale mõeldud cleanserit ei kasuta ma tegelikult enam nii tihti, sest et ma tunnen, et ta ikkagi pigem kuivatab. Aga ma kasutan seda siis, kui on tõesti olnud siuke päev, kus mul on nagu ülirasune nahk, näiteks hästi tugeva päiksega päev või siis, kui ma olen kasutanud väga palju päiksekreemi näiteks. Aeg maha pesta. Jällegi soovitus, alati kasuta näo jaoks erinevat räite, sest sa ei taha kuivatada oma nägu sellega, millega sa kuivatad enda tallaaluseid. Just saying. Ja pigem patsutada kuivaks, mitte hõõruda. Ma mäletan nooremana, ma ikka mingi hõõrusin värki-särki, aga hommikuti ma kasutan siis BioBalance'i vitamin C ja kollageeni seerumid, nii super kooslus minu arust. Vitamin C, me teame kõik, on selline säraallikas ja kui sa tahad, et su nahk säraks, oleks siuke dewy, siis vitamin C on see, mida enda skincare'i panna. Küll aga tuleb kindlasti vaadata seda kontsentratsiooni, mis vitamin C-l on, sest väga tihti see võib tekitada siukse halvema reaktsiooni, et ta ei tohi olla väga intensiivne vitamin C ja kollageen, sest et ma ei muutu nooremaks. See neiu siin sai täna 25, mis tähendab seda, et kollageeni tootlus või kollageeni tootmine kehas väheneb või vähemalt seda nad ütlevad. Nii et igatpidi ülitore kooslus. Väga palju ei lähe vaja, selline mündisuurune tilk. Ja pigem ma pressin selle endale pooridesse ja muidugi ka kaelale. Sest et jällegi fun fact,
esimesed vananemismärgid tulevad kaelalt ja kätelt. Ja ma üritan ikkagi ka oma kaelaga ilusti tegeleda, kui asi puudutab just skincare'i. Järgmiseks kasutan ma hyaluronhappe seerumit. Mul on alati olnud hyaluronhappega selline love-hate relationship. Ma tean, et see on väga hea asi, mida skincare'i panna, aga kunagi, kui ma hyaluronhappet kasutasin, siis see tekitas mul kohutava reaktsiooni, see tekitas mul sellise allergilise reaktsiooni, kus mul oligi nägu täis väikeseid valusaid punnikesi. Nii et ma hoidsin hyaluronhappest päris pikalt eemale, kuigi ma tean, et ta on väga hea niisutaja. Aga nüüd olen ma saanud proovida Rutibelli hyaluronhappe geel seerumit. Game changer, ma ütlen teile, täielik game changer. Te saate reaalselt aru, kui väga mulle see seerum meeldib, sest et see on kohe otsas ja ma üritasin seda hoida selle video ajaks. Nii et ma ei ole seda praegu igapäevaselt kasutanud, aga muidu ma kasutasin seda igapäevaselt ja minu arust C-vitamiini ja hyaluronhappe seerumi kooslus on imeline. Hyaluronhappega on see trikk, kui sa tahad, et ta päriselt toimiks, siis seda tuleb kanda natukene kas niiskele nahale või siis teha näpud märjaks ja siis kanda nahale, sest et hyaluronhappe tõmbab niiskust enda ümbrusest, nii et pigem kanda seda niiskele nahale. Mulle meeldib teha näpud kergelt märjaks, mitte nagu läbimärjaks ja siis kanda hyaluronhappe niimoodi näkku. Üks pumbatäis, täiesti piisab. Jällegi pressin nahka. Kui ma olen cleansinud, mul on seerumid näos, siis ma liigun tavaliselt edasi silmaaluste juurde. Jällegi vanusega olen ma tähele pannud, et mu silmaaluste nahk on muutunud. Ta on muutunud kuidagi kuivemaks. Isegi kui mu ülejäänud nahk võib olla rasune, siis silmaalused on mul alati kuivad. Ja kui ma teen meiki, siis on päris raske tegelikult üldse mingid concealerid kanda sinna, mingid puudrid kanda sinna, sest et ta lihtsalt tõmbab nii jubedaks, kurtsuliseks, ma ei tea, kuigi mul kortsa seal ei ole, aga millegipärast süükene reaktsioon tekib. Nii et ma olen prioritiseerinud nüüd ka silmaaluste niisutamist ja see on nüüd samm, mida ma ei tee igapäevaselt. Aga nagu ma ütlesin, siis ma täna sain 25. I has a birthday. Nii et ma liigun edasi. Ekstra samm, mida ma tõesti igapäevaselt ei tee, on silmaalusmaskid. Need on jällegi kollageenimaskid ja need on Biocelli kollageeni silmaalusmaskid. Tõesti, päriselt see on nii puusi step, mida ma ei tee igapäevaselt üldjuhul, kas siis nädalavahetuseti või siis kui ma tean, et on tähtis üritus tulemas või kui ma tean, et ma pean meiki kindlalt tegema, siis ma teen endale silmaalusmaske. Ja täna on see puusi päev. Ma lasen neil nüüd seista siuke 10 minutit ja siis liigume viimase 2 sammu juurde. Liigume edasi silmakreemi juurde. Ma üritan ikkagi nii hommikul kui õhtul kasutada silmakreemi ja ma kasutan siis Inki Listi Brightening Eye Cream. Ja me ju tahame seda sära silma alla, me tahame, et tumedad ringid oleksid kadunud, kui ma lõpetan oma skincare'i. Ja ma ütlen teile ausalt, ma ei julge veel midagi selle silmakreemi kohta öelda puhtalt sellepärast, et ma ei ole seda nii kaua testinud. Aga ta on siuke väga tore, mõnus tekstuur, kergelt läheb peale ja mulle meeldib see, kuidas sa saad seda peale kanda, et on selline jahedam otsik. Nii et juba sellepärast ilmselt annab selle sära andva efekti. Ma panen natukene siia poole. Aga tegelikult silmakreemi ei lähe kunagi palju vaja. Ja lõpuks ma siis lihtsalt patsutan ta õrnalt sisse. Nüüd järgmiseks sammuks, kui sa võtad siit skincare'i rutiinist midagi, mingeid nippe, siis see on see kõige tähtsam samm, mis sa pead siit võtma ja selleks on päiksekreem. Kui sa tahad näha 35-selt välja nagu 21, siis kasuta päiksekreemi. Arvestades, et me oleme praegu ka, nagu ma ütlesin, Hispaanias ja see päike on siin nii intensiivne, siis päriselt seda päiksekreemi kannan ma peale iga 4 tunni tagant. Kuna ta on nii mõnusa tekstuuriga, ta on reaalselt nagu vesi, siis seda on ülilihtne kasutada nii meigi all kui meigi peal. Ja kunagi ma mäletan, kui keegi ütles mulle, et jaa, et sa pead meigi peale panema ka päiksekreemi nagu reapply'ima, siis ma ei saanud aru, et nagu kuidas sa peaks seda tegema, et nad on ju kõik nii paksud. Sa pead ju reaalselt hõõruma oma nägu
et päiksekreem sisse saada, aga selle päiksekreemiga, kuna ta tõesti on nagu vesi, siis sa pressid ta meigi peale ja ta absoluutselt ei mõjuta kuidagi meiki. Ainuke, mis ta teeb, annab üliilusa sära. Naturaalne glow. Issand, ma näen, et mul on päiksest tekkinud siuksed tumedamad pigmendilaigukesed ka ja mul on kusjuures siia ka tekkinud siuke tumedam rant. Ma ei tea, kas see on sellepärast, et mul on tõesti lihtsalt otsaesi nii kõrge, aga ja seal nad on, nagu väike nuki olen. Ma olen selle video täna juba ühe korra peatunud, aga andke mulle veel 1 sekund, luban, teen kiiresti. Kui mul on võimalus, siis mulle ikkagi meeldib väljendada enda tänu väikeste kingitustega, eriti tänada teid selle eest, et te vaatate mu videosid ja ma tahaksin ühele teist anda ära väikese goodiebagi, mis minu arust on väga tore. Aga mis te leiaksite goodiebagist? Oleksid Biocelli näomaskid, erinevad näomaskid alates siis puhastavatest kuni niisutavate näomaskideni pluss silmamaskid, mida ma kasutasin selles skincare videos. Samuti, mis sa goodiebagist leiaksid, oleks Garnieri hyaluroonhappe seerum, nagu te olete aru saanud, siis hyaluroonhappe vaikselt toodetes tuleb mul tagasi, siis Garnieri micellaarvesi, imeline, kui sa tahad meiki kiirelt maha võtta ja viimaseks Biocelli kollageni shotid, mis toetavad sinu ilusate kiharate kasvu ja samuti ka tegelikult naha välimust. Nii et kui sa tahaksid seda pisikest goodiebagi võita, kas mul mahuvad kõik need asjad kätte? Boom! Selleks, et seda goodiebagi võita, väga tuttavad sammud teile, sa pead olema subscribe-itud minu YouTube'i kanalile, mis ma arvan, et sa juba oled. Ja kui sa ei ole, siis kindlasti tee seda. Ja teiseks, jäta siia video alla kommentaar. Kui ma võitja välja loosin, mis saab olema 7. august, see on siis nädala pärast pühapäeval, kui ma ei eksi kuupäevaga, panen siia ka kirjalikult loosi võitja väljakuulutamise päeva. Kui ma loosin võitja, siis ma võtaksin ühendust sinuga Instagrami teel, nii et kui sul ei ole YouTube'is enda nime, siis jäta mulle ka enda Instagrami kasutaja, et mul oleks võimalus sind üles leida, kui sa juhuslikult peaksid selle bandeli võitma. Nii lihtne see ongi. Nädala pärast ma kuulutan välja võitja ja ma annan võitja teada selle video all kommentaarides. Nii et ma soovin teile kõigile edu ja samuti lähme videoga edasi. No nii, viimaseks sammuks on niisutaja ja ma kasutan üldjuhul sellist pigmendiga niisutajat ja ma olen seda niisutajat kasutanud juba 4 kuud, ma julgen öelda, ja see on üks parimaid asju üldse. Kunagi ma rääkisin teile Bare Minerals Tinted Moisturizerist, mis on ka mu läbi aegade lemmik, aga nüüd ma siis tahtsin proovida Jane Redelli väga sarnast toodet, jällegi niisutav kreem, mis on pigmendiga ja amazing. Ma ütlen teile ausalt, et peale seda ma ei tunne, et ma isegi peaks jumestuskreemi või midagi kasutama ja üldjuhul igapäevaselt ma ei kasutagi enam jumestuskreemi, ma kasutan ainult seda Tinted Moisturizerit. See kreem on selline natukene paksema tekstuuriga, aga kui sa kannad ta nahale, siis ta sulandub kuidagi nahaga nii ilusti ühte ja ta reaalselt näeb välja nagu sinu enda nahk. Ja kuna on tegu ikkagi pigmendiga tootega, siis ei tohi unustada, et ka juuksepiiri tuleb seda natukene tõmmata, sest muidu see lihtsalt näeb naljakas välja, kui sul on selline maskike näos. Jällegi kaelale, nagu te näete, see glow juba. It's giving vibes. Aga ma arvan, et ma liigun enda päevase meigirutiini juurde, nagu ma juba ütlesin teile, milleks on lihtsalt, et ma teen kulmud ära, pesepuna, võib-olla natukene ripsme dušiga täna. Ja meie näeme juba õhtul ja siis ma juba jagan teiega enda õhturutiini. Ma näen reaalselt nagu munapea praegu välja, aga oh well, mis seal ikka. Kell on 1:30 öösel, me jõudsime Tanniga just koju ja let me tell you, vahet pole, mis kell on. Kas kell on 3 öösel, 10 õhtul, 9 õhtul, kell 4 hommikul. Ma teen oma skincare'i no matter what, sest et kui sa tahad, et sul on ilus nahk ja sind ei ole õnnistatud naturaalselt klaari, ilusa särava nahaga, siis sa pead pingutama natukene. Ja minu jaoks meigiga magama minemine on väga suur no-no, nagu big no-no, ma ei tee seda mitte kunagi, vahet pole, kui väsinud ma olen, ma võtan ikka oma meigi maha.
nii et alustame kohe esimese sammuga. Kui ma oleksin kodus, siis ma tegelikult kasutaksin enda mikrokiudega riidest näopuhastuslappi, mis on taaskasutatav, sest et sellega on ülilihtne meiki maha võtta, sa reaalselt teed selle märjaks ja pesedki näo puhtaks ja see on see nagu esimene samm, see esmane samm, et saada kogu meik maha. Kuna mul seda siin ei ole, siis jällegi käisin natukene Sephoras uistamas ja ma mõtlesin, et ma proovin siis Fenty Skin'i, kõik teavad Fenty Beauty't, eks ju, siis ma mõtlesin, et ma proovin nende skincare line'i ära ja see on siis nende Total Cleanser, Remove It All Cleanser ja see peaks olema siis ka meigi eemaldajana sobilik. Nii et selles mõttes ma usun, et ideaalne selleks õhtuks. Ma võtangi umbes siukse, ma isegi ei oska öelda seda kogust, aga umbes sellise koguse ja ma alguses teen oma näpud märjaks ja siis käte vahel soojendan selle üles ja siis kannan näkku. Sest muidu, kui sa kasutaksid seda tavalise cleanserina, siis sa hõõruksid selle märja näonaha peale, aga kuna me kasutame seda meigi eemaldajana, siis me alguses ajame ta peopesas vahtu. Mina vähem teen niimoodi. Ja siis sulatan sellega oma meigi lahti. Mul on nii hea meel, et ma täna ei kandnud ripsmeid, sest et ripsmete äravõtmine, selle liimiga endamine, see on kõige jubedam asi üldse. Ilusti kõik juuksepiir puhtaks, sest et ma vahepeal hajutan enda jumestuskreemi sinna sisse. Ja kui enamus tundub vähemalt, et lahti sulanud, siis ma loputan selle maha. Aga kuna ma ikkagi tahan, et mu nägu oleks nagu täiesti puhas, siis ma kasutan jällegi Youth of the People Kale Green Tea Spinach Vitamin näopesukeeli, mida ma kasutasin ka hommikul. Jällegi, kui ma oleksin kodus, kasutaksin enda CeraVe keeli. Aga kuna ma ei ole ja ma seda kaasa ei võtnud, siis kõige tüütum osa on tehtud, sest minu arust reaalselt meigi maha võtmine on õhtuse skincare'i juures see, mis vahepeal paneb mind mõtlema, et äkki ma lähen meigiga magama. Still, ma ei tee seda mitte kunagi. Järgmisena, mida ma siis õhtuti kasutan, on ööseerum ja ma kasutan siis Pixi Overnight Glow seerumit. Kui mulle päeval meeldib kasutada pigem selliseid kergeid seerumeid, hästi vedela konsistentsiga, ütleme nii, siis see seerum on hästi rikas, rammus, selline paks seerum, kuna õhtul on nahk palju vastuvõtvam kõigile nendele toodetele, mis sa peale kannad. Kui sa küsid mul miks, siis ma ei tea, ma olen selle kohta lugenud, ma tean, et õhtune skincare mõjub teistmoodi kui hommikune skincare. Ja nagu te teate, mul mingit dermatoloogi või kosmeetikuharidust ei ole, nii et ma ei oska teile kõike seda siin seletada, aga nii ma olen aru saanud, et õhtune skincare has to be on point. Jällegi, patsutan selle endale peale võrnalt. Ja tal mingit lõhna ei ole, tal on lihtsalt selline hästi mõnus siidine veits kleepuv tekstuur, et ma nagu tunnen tõesti, et okei, see ikka toidab nahka. Liigume edasi silmade juurde ja õhtul ka ma kasutan silmakreemi ja ma kasutan Inkilisti retinoli silmakreemi. Sellel on tegelikult väga lihtne põhjus. Väga paljud teist teavad, et mul on probleeme miiliumitega just nagu silmalaugude peal ja jällegi tegin väikest researchi ja kuna ei teata, miks miiliumid tekivad, siis tegelikult ei osata ka otseselt neid ennetada, aga mida on nähtud või läbi uurimuste ja testide tõestatud on see, et retinol mõjub väga hästi miiliumitele. Nii et ma olen nüüd jällegi üle päeva kasutanud retinoli silmakreemi just nagu miiliumite pärast. Et selles mõttes ma ei oska veel jällegi täpselt öelda, kas see on tõsi, aga selles mõttes ma proovin ära ja kui ma tean rohkem, siis ma kindlasti ütlen teile, aga praegu mul on pigem selline katse-eksitusmeetod ja tal on kui me räägime nagu selle silmakreemi tekstuurist, ta on nii naljaka tekstuuriga, ta on siuke nagu vahustatud kreem. Üli weird, I don't know.
ja ma patsutan jällegi hästi kergelt selle silmaümbrusesse. Kuna me oleme selle inkilisti lainel, siis ma arvan, et me kasutame jällegi Hyremiga koostöös välja tulnud niisutavat kreemi ja see sisaldab siis niacinamiidi ja marakaid. Kui ma ei eksi, siis see peaks olema papaia, võin täiega eksida. Ja see on siis ka nagu kas see CeraVe kreem, mõeldud selleks, et taastada seda kaitsebarjääri nahal. Ja ta on üli kerge tekstuuriga, ta on siuke keeljas ja ma ei tea, ta lõhnab nagu mustikas. Siuke mõnusa konsistentsiga kreem. Seda ma olen ka nüüd siuke 6 aega testinud. Ei ole tekitanud mingit halba reaktsiooni, nii et selles mõttes tundub väga tore toode. Küll aga nad on inkilisti kõige kallimad tooted minu arust. Nii et noh, eks see nimeke maksab. Ja valmis ma olengi, et magama minna. Ma praegu megalt üritan enda skincare'i prioritiseerida, sest et pärast Itaaliat päriselt on mu nahk nii halb, nagu mul on päriselt mingi lööve nahale tekkinud ja ma üritan sellega võidelda ja ma tunnen, et see, mis ma praegu olen teinud, et ta on kõvasti aidanud. Et ta on kindlalt protsess, ei juhtu üle öö ja sellepärast ma ütlen ka teile, et minu nahk ei ole ka perfektne praegu puhtalt sellepärast, et ma ise lihtsalt tegin natuke valesid otsuseid, aga ma tean, mis ma tegema pean, et seda korda saada, nii et nüüd ma lihtsalt olen consistent, korralik ja selles mõttes, nagu ma ütlesin, see on see, mida mina teen. See ei pruugi sulle toimida, sa ei pruugi nõustuda kõigi nende sammudega, mida ma teen, mis on täiesti okei, sest et igal inimesel on enda arvamus, igal inimesel on enda väiksed rituaalid ja enda skincare rutiin ja see on täiesti okei. Aga ma loodan, et teile meeldis see video. Mina olen valmis magama minekuks. Ma ütlen teile ausalt. Ma tõmban sellega otsa kokku ja näeme juba järgmises videos. No sé que tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quien soy.